Tere, täna on 6. veebruar, neljapäev, kalapäev. Oleme siin koos pikaajalise Kose gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajaga, lugupeetud Margus Mattiisen. Tere! Tervist! Hakkame siis kohe pihta. Te olete maininud minu mälu järgi, et te ei tahtnud kunagi õpetajaks saada. Kuidas see siis nii on juhtunud, et olete nii pikalt siin õpetanud ja mis teid siin hoiab? Kõigepealt see tulekulugu. Noored inimesed on protesti täis, nii ka mina. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis tundus kool nii nõme koht. Et ma deklareerisin kõvasti, et see on nii nõme koht, et mingil juhul ma õpetaks kunagi ei hakka. Ja juhul, kui ma selle vea teen, siis mitte mingil juhul Kose koolis. Siin ma nüüd olen. Üle 35 aasta Kose kooli õpetaja. Mis mind hoiab? Noored inimesed. Säravad näod. See, et ma saan aidata, toetada, õpetada, patsutada, julgustada, võib-olla midagi tarka eluks kaasa anda. Ilmselt see on hoidnud. Aga kuidas teie arust mõjutab kehaline aktiivsus õpilaste õppeedukust teistes ainetes? No minu arvamusest üks ei piisa. Siin on teadlased väga selgesõnaliselt öelnud, et kehaline aktiivsus on väga üks-ühele seotud vaimsete võimetega. Mida parem füüsiline vorm, seda paremini aju töötab. Selle kohta hiljuti ka ajakirjanduses, kahjuks ei tule selle härrasmehe nimi meelde, et kes taas avaldas selle aju skaneeringu, kuidas töötab kehaliselt aktiivse inimese aju ja kuidas vähem aktiivsed. Siin ei ole minul midagi arvata, siin on teadlased selle töö juba minu eest ära teinud. Nii et lühidalt öeldes kehaline aktiivsus aitab kaasa vaimsele võimekusele. Seda olen enda näitel ka tundnud enda arust. Aga tuleme siis kehalise kasvatuse tundide juurde. Ehk kuidas teie arust toimib võistluselement ja niisugune suhete konkurents kehalise kasvatuse tundides õpilaste vahel? See on erinevatel aegadel olnud erinev. Kui ma noore õpetajana alustasin, siis oli see valdav. Ja see ei olnudki niivõrd võib-olla minust inspireeritud või minu poolt esile kutsutud, aga õpilased ise olid huvitatud erinevatest konkurentsidest, väikestest võistlusmomentidest ja nii edasi. Kaasajale on seda järjest vähem ja ma ise olen ka teadlikult vähendanud sellepärast, et inimeste vaimse tervise probleemid on tinginud selle, et mõni õpilane ei kannatagi seda võistlusmomenti. Teatud õpilaste vahel, keda ma näen, et nad võiksid sellest tuld võtta, olen püüdnud nagu klassi siseselt vaikselt niiviisi udida, aga pigem vähem kui varasemal ajal. Lihtsalt ühiskond on muutunud, noored on muutunud, elu on muutunud, maailm on muutunud. Jah. Aga kuidas me saaksime ühiskonnas ikkagi rohkem rõhku panna siis kehalise aktiivsusele ja noorte edendamisele? See on lihtne ja raske küsimus. Raske on ta sellepärast, et me oleme tegelikult sellises maailma nurgas, kus on vahepeal täiesti kott pime, kus tuleb mingisugust ködi pähe. Võib-olla on niisugune sõber tuul ka toetab üritust. Ja kui sa ei ole väga kindlameelne inimene, siis on väga kerge nendes oludes sel korral loobuda. Ja kui sa sel korral loobud, siis järgmisel korral on lihtsam loobuda ja nii edasi ja nii edasi. Kergenda selles mõttes, et need inimesed, kes mingil põhjusel elust olenevalt või elust tulenevalt tunnetavad seda vajadust, siis neid polegi vaja motiveerida, sellepärast, et neil ei olegi teist võimalust. Et kui sul on mingi vigastus, sa pead liigutama, kui sul on olnud infarkt, sa pead hakkama liikuma, et saada uuesti süda mingilgi moel tööle, et need on muidugi ekstreemsed näited võib-olla, aga kui inimene ka mõtleks selle peale, et
võib-olla nii on lihtsam öelda, et mina sain aru tervisest siis, kui meil endal tõsine vigastus juhtus, et kui suur väärtus on tervis ja kõik sellega kaasnev, et ma ei oskagi öelda, kas kõik inimesed peaks niisuguse situatsiooni üle elama, aga võib-olla kui sa näed lähiringkonnas vanematel, õdedel, vendadel, sõpradel mingeid probleeme ja sa näed, et see neid aitab, see kehaline aktiivsus tähendab. Et võib-olla siis on ka lihtsam endal ka kehaliselt aktiivne olla. Võib-olla kellegiga koos teha on lihtsam, et üksi startida on väga keeruline, et kambaga on võib-olla lihtsam. See ongi ikkagi tegelikult on enda teha. Ongi see kõik kehaline aktiivsus. Ja tulebki ise ette võtta. Ja tihti ongi nii, et ei olegi niisugust gruppi, kellega koos treenida, arendada ennast ja teisi ja ongi koos. Kuigi peabki ise võtma selle initsiatiivi ja hakkamagi püüdlema paremuse poole. Üks abi on võib-olla ka see, et kui sa loed mingite ägedate sportlaste elulugusid ja võib-olla siis saad inspiratsiooni nende toimetamistest ja tegemistest ja õnnestumist ja ebaõnnestumist, et näevad, et kõik on lihtsurelikud, et sõltumata sellest, kas sa tegeled muusika, spordi, teatri, kirjanduse, teaduse, millega tahes, sa pead tööd tegema. Et ei ole nii, et nüüd on. Et iga asja saavutamiseks on vaja piisavalt palju aega ja vaeva ja siis, kui sa seda motiveeritult teed, siis ma julgen öelda, et tuleb ka tulemus. Kõige tähtsam ongi ikkagi töö ja vaev. Just. No räägime veel kehalise kasvatuse tundidest. Nii. Ehk mis on kõige näiteks kummalisem juhtum, mis teil on kehalise kasvatuse tundis juhtunud, mis on teid üllatanud? Ma olin noor õpetaja, ma arvan, ma olin esimest aastat tööl ja sel ajal oli Nõukogude Liit ja juurutati 6 aastat esimesse klassi. Nad seal 20 minutit õppisid, nad mängisid ja magasid ja ma isegi ei oska öelda, seda võib-olla algklassi õpetajate käest on parem küsida, kuidas eksperiment lõppes, aga mul oli siis vaja neid kehaliselt ka arendada. Ja esimeses tunnis ma mõtlesin, teen lihtsa asja, et õpetan selgeks rivistuse, kuna nõukogude ajal oli see rivistus hästi oluline. Paigale ja rivitult ja siis ma ütlesin, et sain nad ilusti pikkusjärjekorda rivis, nad olid väga rahul, nad olid üksteist mõõta värki ja ütlesin nüüd, kui ma ütlen rivitult, et siis mingi hästi laiali. Nii peabki. Ja siis oli niimoodi, kui te teate, siis kui minna Kuivaja poole, see esimene mägi, mis on lage mägi, see on Tindi mägi. Esimesed panid sinna poole minema, osa pani Koseristi poole minema, siis seal, kus on suusarajad või disk või see kettagolfi rajad, osa pani sinna. Siis sinna, kus on see avalik rand, sinna jooksid. Nii et viimased 2 minutit järgmist tundi hiljaks, et õpetaja noppis õpilased terve selle Kose kiriku küla pealt kokku. Nii et selles mõttes peab tekstiga väga ettevaatlik olema, et kui palju on hästi laiali. Võib-olla natuke täpsemalt määratleda, kui kaugel õpilane võib minna. Ja selles ma eriti praegu, sel hetkel võib-olla ka, aga siis ma olin noor ja võib-olla ei saanud aru, aga praegu eriti, et tegelikult see on õpetaja praak, et kui õpilased ei saanud ülesandest aru, siis õpetaja ei selgitanud ülesannet piisavalt. Aga selles mõttes olukorras ikkagi täitsid õpilased väga hästi. Väga hästi, aga ma ei saanud teist korda nüüd enam rivisse, sest et nagu ma ütlesin, et 2 viimast teid järgmist tundi 2 minutit hiljaks, nii et see on loomulik. Teist korda ma seda rivi nagu kokku ei saanud selles tunnis. Aga miks praegusel õppekavas ei ole näiteks rivitrille ja niisugust? Tegelikult on praegult üldse uus ainekava liikumisõpetus, mis eeldab, tegelikult on ta idee poolest tohutult hea õppekava, mis eeldab, et kõik inimesed on hästi vaimselt ja füüsiliselt, kuidas ma seda hästi sõnastaksin nüüd, valmis on ikka puudulik sõna, aga ütleme, et nad on valmis pingutama, valmis panustama, valmis analüüsima ja teevad seda kõike suure rõõmuga. Tegelikult elu on natuke teistsugune ja ma usun, et on tegelikult päris palju noori, kes sellega saaksid hakkama. Aga see eeldab seda, et siis peaks olema natukene võib-olla nad grupeeritud niimoodi, et motiveeritumad on ühes pundis, vähem motiveeritumad või ütleme,
kuidagi, ma isegi ei oska seda praegult määratleda, kuidas neid gruppe teha, aga seda saaks teha küll. Aga tulles su küsimus juurde, rivitrilli juurde, siis tegelikult see on motivatsiooni küsimus. Miks ma ei tee seda? Ma lasen korra sirutada küll, et lihtsalt korraks inimene sirutaks, et rühi mõttes. Aga meil on esiteks toodud kunagi 30 aastat tagasi kaotati ära teatud koolid, kus õpilased, kes ei saanud hästi hakkama, kaotati ära, toodi nad kokku. Koolistruktuur on sellest tulenevalt muutunud, õpetajate arv, sotsiaalpedagoogide nende arvelt on päris palju suuremaks läinud. Siis on meil teisekeelsed õpilased mingi, kui seda kõike hakata nendega tegema, selleks kuluks väga palju tunni aega. Ma olen seda teinud varasemal ajal, kui õpilased olid distsiplineeritumad, kui nad olid paremini motiveeritud, füüsiliselt paremas vormis ja paremas vaimses vormis. Et siis ma tegin seda, kuid viimasel ajal järjest vähem. Aga mis seda vormi nii alla on toonud siis? Mugav elu. On. Erakordselt hea elu ju. See ongi, et mugav elu ikkagi ei sunni meid midagi tegema. Sunni on vale sõna, aga sul ei ole motivatsiooni teha. Et hea küll, et kui sul on selles mõttes perekond, kes on füüsiliselt aktiivne ja sind on sellest hetkest peale, kui sa kaela kannad, igale poole kaasa veetud, sinuga tegeletud, siis ilmselgelt sa oled motiveeritud tegema, sest see on sulle tavapärane tegevus, aga on ju perekondi, kus võib-olla lihtsalt vanematel ei olegi aega lastega tegeleda ja see tuleneb sellest praegusest eluolust. Ja siis need lapsed on pidanud ise kujunema ja kui on väga palju igasugust elektroonikat alates telerist kuni lõpetades nutitelefoniga, siis ju tegelikult vajadus liikumisele kaob üldse ära, sest et sa saad kogu selle liikumise saad sellest elektroonikast kätte. Et sa võid ju joosta tõkkejooksus maailmarekordi või võita mingi lahingu üksinda ära 1 miljoni inimese vastu, et lihtsalt asetad ükshaaval kõik maha näiteks. No ma natuke utreerin loomulikult, see päris nii ei ole, aga põhimõtteliselt, kui sa niisugused õnnestumised on, miks ma peaksin veel pingutama ja siis selgub, et ma nagu ei saa hakkama ja tule välja ka ja negatiivne kogemus ja võib-olla natuke sadas vihma ka. Ja. No loomulikult, sest ongi kõige mugavam koht, ongi mugavatsioon ja kõige lihtsam ongi sinna sattuda. Ja. Sest kui sa isegi teed midagi rasket füüsiliselt, siis see on küll sõltuvust tekitav kuidagi moodi. Jällegi on lihtne on sattuda jälle sinna mugavatsiooni. Ja see on väga tihe ikkagi. Aga kehalise kasvatuse tunnis, mis on näiteks olnud kõige kummalisem vabandus, mitte tunnis osa võtta? Vaat siin on nagu see mälu moment, et kuna ma olen iga päev ütleme nädalas on mingi 20 pluss tundi mul, et siis mul kahjuks niisugused ägedamad asjad on meelest ära läinud, et jään selle küsimuse kahjuks vastuse võlgu, sellepärast et kindlasti on olnud. Ja mul on hästi nutikaid õpilasi olnud, kes on, legendid on sellised, et kui ma oleks sellega neid hakanud talletama, ma oleks võinud legendi raamatu välja anda, mis on hea mõnus muinastutu raamat. Aga võt, ma kahjuks ei oska sulle praegu midagi niisugust head välja tuua. Aga ägedaid legende on küll, et ma mäletan, et ma olen isegi naernud ja vajab mõnikord natuke ärritab ka, aga sellest tuleb üle alla. Et. Jah. Kuidas näete ette tulevikku kehalise kasvatuse valdkonnas? Ma arvan, et igal asjal on ju nagu lainetus, kui elu on sinu soidi moodi, on niisugune graafikujoon, et kindlasti tekib olukord, kus muutub liikumine populaarseks ja kas või vaadata Norra näide, et kus perekonnad tulevad talvel on suusavõistlus, seal tullakse telkidega välja, hüübitakse väljas, võib isegi olla mõnikord -18, tehakse lõkke, terve perekond on kohal nädalavahetus ja see tundub normaalne ja seal on päris palju neid, seal on mitte nii, et üks paneb telgi, see on täitsa korralik telklaager, kes seal toimetab ja nad saavad hakkama ja siis ma usun, et väga palju sõltub sellest, et kellega sa koos oled, et üldse inimeseks olemises väga palju sõltub sellest, kellega sa kokku satud või kellega sa koos toimetad, et kui sul on õnne
siis sa võid imelisi asju teha tänu sellele, et sul on hea seltskond. Et kui sa üksi peaks neid asju tegema, see on oluliselt raskem võimalik, aga ta nõuab rohkem energiat aga ma näen nagu pigem kogukonna nagu osakaalu tõusu, et kogukonna teadlikkuse kasvu, et vanemad saavad aru, et nende laste liikumine sõltub sellest, kui palju nad ise liiguvad. Sest eeskuju on kõige parem nagu motivaator, sellepärast, et sa võid öelda, aga kui sa ise teed, tihtipeale tegelikult lapsed üritavad ikkagi vanemad matikad isegi siis, kui nad ei taha seda tunnistada. Ja kui sinu vanem on näiteks liigub aktiivselt, tõenäosus, et see õpilane liigub, on suurem kui see, et ta ei liigu. Ja. Et ongi keskkond mõjutab? Kõvasti. Keskkond mõjutab kõvasti. Sõbrad mõjutavad kõvasti. Kui sul on sõbrad, on spordimehed, siis oled ise spordimees ja kui üks sõber ütleb, kuule, kehane kasvud nõme tund, mis te sinna lähete, lollid olete või. Ja siis see ongi nagu jälle teine teed, siis sa lähed seda teed mööda, kuni sa avastad 35-aastasessa poisse, kus mu füüsiline vorm on nüüd. Et jõulge randagi nagu natuke minna või ja vaat siis sa mõtled, et kus mu sõbrad nüüd on, nad on võib-olla kuskil jumal teises kohas hoopis. Et siin on seda nagu X-faktoreid nii palju, mis mõjutavad. Et üks asi, mis ma võin rääkida ja teha ja mis me koos teeme, aga teine asi on kõik see muu keskkond. Selles mõttes ongi, et tuleb ise näha, mis õige tegelikult on. Jah, ja isegi kui sa saad sellest hiljem aru, kunagi pole hilja alustada. Ja. Et isegi on tehtud ju jõunäitajaid, suudavad 80-aastased mehed 2 korda tõsta. Öeldes küll, et vana mees on võimalik, mis tahes loomulikult, mida varem alustada, see lihtsam, aga kunagi ei ole hilja. Et selles mõttes, et kui jõuab mõistvus kohale, miks mitte. Ja muidugi hästi oluline on see, et see, mis ta teeb, peab olema meeldiv. Et mitte nii, et hambad ristis teed, et see tegelikult kahjustad ennast. Sa ei tohi vastumeelseid asju teha. Kui see ei meeldi sulle, sa pead enne mõtlema heaks ja siis hakkama tegema. Aga kuidas me saaksime asju heaks mõelda? Et ongi mänguliseks ja aga mõtledki näiteks niimoodi, et näiteks kui sul on joosta raske, mõtlen, ma pulli pärast jooksen, vaat seal on mingi post, ma jooksen selle postini, vaata, kas ma jõuan joosta. Jõudsid postini, mõtled, tegelikult täitsa hästi tuli välja, et vaatan, kas jõuan teise postini ka. Ja siis kui 3. postini jõuad, tunned natuke raske, siis ütled, tubli, ma tegin 3 postini, ma kõnnin ja vaat sealt postis jälle proovin 1 posti joosta. Ja niiviisi väikeste edude kaupa proovida, sa pead saama eduelamuse. Mitte nii, et sa lähed esimene kord kohe teed mingi jalgratta, mingi 50 kilte, siis oled jumala ribadeks surnud ja siis ütled, see on nii nõme see kogu see liigutustegevus. Aga väikeste sammudega ja eduelamuste kaudu. Näiteks kui sa alustad treeningtegevusega, vaata, et oleks ilus ilm võib-olla või päike paistab natukene ja võib-olla sul on head sõbrad ja sul on hea tuju ja need kõik toetavad seda. Et see üks asi on see, mis mina räägin, aga tegelikult see on nagu inimese enda sisemused. Ja kõige raskem on diivanilt välisukseni. Kui sa astud välisuksest välja, siis kui sul natuke enesearmastus on, sa tagasi ei lähe. Sest kui juba hoog sees on, siis ongi. Isegi kui sa teed seal kas või pool kilomeetrit kõnnid, sa oled juba võitja, sest sa tulid diivani pealt üles. Sest vahel ongi raske ikkagi ennast viia sinna nii-öelda ebamugavustsooni. Jah, aga võt siin ongi nagu proovida vältida, et see ebamugavustsoon on, et loomulikult, kes teevad korralikult trenni, kes on 5 või 6 aastat teinud, endale lihased valutad, aga kui sa oled algaja, siis pigem seda vältida, proovida teha vähem, et sul ei valutaks ja sul ei oleks ebamugav, et sul oleks positiivne, et sa tunned, et enestunne peaks paranema, sest mitmesugused hormonaalsed protsessid toimuvad organismis, siis seda peaks esile kutsuma. Nii et kui mõistuspäraselt teha, siis peaks olema hea enestunne. Sest ongi iga päev natuke mõistuspäraselt ja nii ongi siis õppimise kohta samuti kui trenni kohta, et ongi lõbus ja lihtne selles mõttes, et nii peakski tegema. Arvutimeestel võib-olla selline soovitus või nutimeestel, et 50 minti elektroonikat, 50 minti liikumist. See kõlab utoopiliselt, aga tehku siis kas või nii, et 2 tundi elektroonikat, tund liikumist, et ka selleks tuleks juba abi. Et kuigi silmad kuivavad elektroonikast ja küll, aga vähemalt füüsiline vord läheb paremaks. Just. Ma üritan ka seda samust teha. Aga räägime veel siis õppekavast. Nii. Kehalises kasvatuses. Et miks seda ikkagi muudetakse?
inimesed püüavad ikka paremuse poole ja inimesed tulevad kokku, arutavad, teevad häid ideid ja iseenesest kõik need plaanid, mis tehakse, on iseenesest õiged ja head. Kuidas nad realiseerivad, see nüüd sõltub väga palju sellest, kes seda õpetab ja teiseks ka sellest, et kui palju on nõus õpilased kaasa tulema. Et see on nagu kahepoolne mäng ja eks inimesed muutuvad ja ma toon sellise näite, ma tulin siia praegult sinuga vestlema, siis 2 minust veidi nooremat inimest läksid Ravila ringi kõndima, see on siis, kui sõid kõndida Kehra maantee mööda Ravila tagumise tee ristini, sealt keerata mööda haiglateed tagasi, on 4 kilomeetrit ja siis ütlesid, et näed, sa paned kogu aeg lapsi 4 kilomeetrit jooksma. Ma ütlesin, et kallikesed, et ma ei pane ammu enam lapsi 4 kilomeetrit jooksma. Ja siis nad küsisid, et miks sa ei pane? Ma ütlesin, et nad ei jõua ajaliselt tagasi. Isegi kui ma tahaksin, ma ei saa neid panna 4 kilomeetrit jooksma, sest nad ei jõua ajaliselt tagasi. Mitte paremad kindlasti jõuad, aga kui ma teen tundi, siis ma peaks kõik tulema. Teine asi on see, et kas 4 kilomeetrit tänasel päeval üldse ongi vaja, et kui inimeste füüsiline võimekus on nii, et ta jookseb 500 meetrit juba hädavaeva järjest ja suudab joosta, et siis milleks seda 8 korda pikema distantsiga nagu ruineerida, et võtta natuke lühemalt, et proovida kuskil kilomeetri piires nii hakkama saada ja võib-olla kui natukene on sellega tegelikult võib-olla jõuda 2 kilomeetrini, aga see iseenesest ei peaks ka eesmärk olema mitu meetrit või mitu kilomeetrit või pigem see, et inimesed liiguks. Aga tulles tagasi selle ainekavade teema juurde, sul küsimuse juurde, siis eks tuleb ju värskeid mõtteid ja eks ju igast moevoolud käivad aga ma olen proovinud ikka lähtuda nagu klassikalisest põhimõttest, et sõltumalt sellest, mis sa teed, sul on vaja funktsionaalset võimekust. Sul on vaja jõudu, sul on vaja natukene vastupidavust, sul on vaja painduvust, sul on vaja osavust, tasakaalu. Võib-olla lihtsamaid võimlemise harjutusi võiksid osata teha, sellepärast, et need tagavad sul ühelt poolt märkamatu jõutreeningu, teiselt poolt teed sa seal venituse painutusharjutusi ja asendi võtmisega natukene tegeled ka keha kontrolliga, et tõsi küll ennast on väga raske hinnata, aga kui kõrvalõpetaja ütleb, et pane jalg või käsi sinna, et siis sa saad need asendid kätte, siis on ju tegelikult hea tunne, kui sul mingi asi välja tuleb. Aga see ongi põhiliselt ikkagi rohkem mitmekesist. Aga seal on nagu teema selles, et ta peaks olema nagu selle, kuna meil ei ole, kui oleks individuaaltunnid, ma teen sulle tundi, siis sinu tund ilmselt erineks päris palju kellegi teise tunnist. Kuna sellist ressurssharidust ei ole ja ei tule ka kunagi, siis me peame mingi pundiga koos neid asju tegema. Ja siit nüüd peab vaatama seda, mis nagu on nagu enam-vähem kõigile jõukohane. Et mõni asi võib üle tore olla, aga kui mingi 3 inimest lustivad ja ülejäänud 12 seal kratsivad lõuga, siis see ei ole ju hea lahendus. Ja samas on selge, et ei saa ju kõik asjad ka kõigile meeldida, mõnda asja sa pead leppima, et täna on nii halb õnn või eesti keeles on, mis see ebaõnn nimetatakse. Halb õnn, et mul ei, täna ei olnud minu päev. Aga hea küll, et võib-olla järgmine kord on siis. Võib-olla selline lohutus neile. Aga paratamatult õpetajad teeb valiku sellest, et mis nagu see pundil nagu oleks jõukohan. Ja see on muutunud ajas ka samamoodi, et need on tunnid kaunis erinevad praegu, mis toimusid 20-30 aastat tagasi. Aga õpetaja peaks selles mõttes ikkagi ka õpilisi motiveerima, ehk õpetaja võiks ka olla sama võimekuse juures, mida ta õpetab. Selles mõttes, et kas te ise ka jõuate näiteks, kuigi te ei lase õpilastel joosta 4 kilomeetrit ringi, aga ise ikkagi teete trenni? Ma teen niiviisi, et mul ei ole sellist regulaarset treeningut. Näiteks mina selle löga ajal suusatamine läks täiesti vett veda. Muidu kui suusaveerand algab, siis ma ainuüksi tundides sõidan kuskil 10 kilomeetrit suuska. Ja kui ma natukene seal veel mõne ringi peale teen, ma saan täitsa koormusega. Et nüüd on nagu hästi halb olukord, et lund üldse ei ole. Tähendab on, aga see ei ole suusalumi. Ja siis ma ootan kevadet, kui ma saan rattaga sõitma hakata. Käin orienteerumas mitte võistluste pärast, et võistelda, aga lihtsalt mulle meeldib neid punkte metsast leida. See on hästi mänguline. Ja ta on emotsionaalselt tore, et sa saad ikkagi sellega hakkama, sa leiad selle punkti üles. Ja siis vahel käin ka Rogainidel, see on nüüd natuke pikem üritus, seal on siis
8 või 6 tundi otsid punkte metsast. Ja siis läbid, ütleme, kuskil varasemal ajal jõudsin kuskil 40 kilomeetri alla. Viimasel ajal ta pigem jäänud sinna 20-30 kilomeetri vahele see distants, mis ma siis selle ajaga läbin, et selliste asjadega tegelen. Kahjuks enam pallimänge ei mängi, et põlved ei ole sellisel tasemel, et ilmselt ühe mängu saaks mängida, aga siis pärast tükk aega luukaks ja õpilast vaatab, mis seal mehel hakkas, et miks ta niimoodi kõnnib, et ja palli ma enam ei mängi, aga jah, jalgratas, suusatamine, orienteerumine, et sellised tegevused. Aga kui teie olite gümnaasiumis, et kuidas siis, milline nägi välja teie treeningnädal näiteks, treeningplaan? Mul on erinevad ajad, üks on ekstreemne aasta. Üks aasta oli niimoodi, et nõukogude ajal olid siin piirkonnas ühismajandid, neid nimetati sovhoosideks, kolhoosideks ja oli põllumajandus, ütleme, et selline nagu maaparandus ja sellega tegelev ettevõtte EPT. Need olid kõik oseümbruses ja nad olid väga aktiivsed võrkpalli harrastajad ja nad käisid õhtuti võrkpalli mängimas. Ja nüüd oli niimoodi, et ma tegin oma kergejõustikutreeningu ära, mis oli kuskil 1,5 tundi, mängisin 1,5 tundi korvpalli ja siis paremal päeval 4 tundi sain võrkpalli mängida. Ja seal vahepeal sai võib-olla, kui midagi ei saanud nagu saali minna mingil põhjusel, et sai tund aega võib-olla veel lauatennist ka mängida, nii et kuskil kohati võis olla päevas 8 tundi, aga see oli pigem marginaalne, see oli 1 või 2 aastat, et pigem oli kuskil 3 tundi, umbes 1,5 tundi kergejõustikut, 1,5 tundi korvpalli. Suvel jalgpalli muidugi iga päev, et praktiliselt iga päev mängisime jalgpalli ja igast muid asju ka, et suvi oli hästi tore aeg, et siis oli hästi palju liikumist. Jah, aga kuidas te oma aega sisustasite siis, et kuidas te jõudsite ongi päevas 8 tundi kuni ikkagi sisustada kehalise aktiivsusega? Ma olen kunagi käinud õpilasena õpilaskonverentsil, lugenud oma nädalaplaani ette, kuidas ma hakkama sain. See oli väga reglementeeritud, sest et lisaks spordile ma käisin muusikkoolis. Siis ma laulsin koorilaulus, siis ma mängisin puhkpilliorkestris, siis ma olin sel hetkel, kus on praegu pastoraat, seal oli kultuurimaja, ma mängisin kultuurimaja ansamblis, mängisin pilli ja näiteringi kahjuks ei jõudnud. Maleringis vahel, kui pooltel kordadel käisin maleringis, ütleme 3/4 ikka käisin maleringis ka kohal ja mõned kohad olid veel, kuhu ma lihtsalt ei jõudnud ajaliselt, aga mis muidugi halb oli see, et ta hakkas natuke õppimist mõjutama, et kuna tegevusi oli palju ja ütleme, siin kohapeal sain hakkama, aga tuli ka käia võistlustel näiteks või mingitel üritustel, et siis see unaaeg jäi jube napiks ja siis tekkisid lüngad, nii et ma siin vahepeal arvestuse vormis vastasin aineid õpetajatele, et iseloomustuse kirjutati ka, et seoses suure kooli või klassivälise, ma ei mäleta, kuidas sõnastati, koormusega palju puudub. No, aga mis teid kutsus sinna, et selles mõttes, et nii aktiivne olla? Oli teil mingi selge eesmärk? Jaa, kui ma olin 8. klassis, nõukogude ajal oli 8 klassi oli põhikool, siis mul suri ema ära. Ja ma olin enne seda paras suslik, mitte niisugune halb poiss, aga ema tahtma pilli mängiks ja ma ei tea, mis ma kõik teeksin ja ma muidugi absoluutselt vedu ei võtnud ja pärast seda, kui ema ära suri, et siis ma mõtlesin, et püüaks tema jaoks. Jah. Et jah, raske teema, et aga see oli jah põhjus. Tagantjärgi ma olen selle välja mõelnud, miks ma nii tegin. Ma ise olen muuseas endale ka sama küsimuse esitanud. Aga ma jõudsin selle vastusele juba tükk aega tagasi, et see ma ei mõtelnud siin koha peal välja, vaid see on kuskil 30 aastat tagasi võib-olla. Umbes sain aru, miks ma seda kõike tegin. Aga oli ikkagi väärt aktiivne olla? Tore on ju sellepärast, et kui sa ükskõik mida teed, see on mõttekaaslastega koos olla,
ükskõik, kas see pilli mängida või korvpalli mängida või puhkpilliorkestritki, et noh, et need on ju samasugused tüübid nagu sina. Ja kui sul mingisugune dirigent, üks dirigent, kes on Raimond Valgrega koos musitseerinud, juhatab siin, see on päris meeldiv tegelikult, et see kuskilt sügavalt ajaloo hõlmast tuleb mingi inimene nagu reaalselt sinu ellu sisse, et ja mängida võib olla väga tore on näiteks ka see, kui sa mängid, et Kose puhkpilli 100 näiteks juubelikontserdil saad esineda, et see on nagu jälle sündmus, et ma olen praegult võib-olla rohkem nooremana hakkasin juba natukene tundma huvi Eesti kultuuri, keele ja kõige selle vastu ja väga selle poolt olnud ja siis see oli nagu väike panus sellesse huvisse. Ka praegustel noortel on ka ikkagi väga raske nii-öelda midagi teha. Selles mõttes, et ongi see mugavustsoon ja kõik need nutiseadmed ja kõik nii-öelda hoiavad meid ja et kuidas saaks noori inspireerida ikkagi tegema? No tegelikult ma ei ole nii kindel, et see nii raske ja halb on, et inimesed on sotsiaalsed olendid tegelikult. Ja küll see chatite samamoodi, et olete sotsiaalsed, aga kui proovida chatimise asemel suhelda silmast silma, et mitte ei saada sõbrale, et kuule, vaid ütled, siit võib-olla on 5 või 6 meetrit, aga ütled talle verbaalselt seda, et hakata sealt peale, et hakata uuesti suhtlema ja siis selle suhtlemise kaudu võib-olla saaks mingi ühistegevusteni, kus sellest, need ei pea üldse olema mingisugused imeasjad, et kas või kõndida koos või teha mingisugune plats korda kuskil, mis on teie jaoks avastada, et vot kus sa poiss, et kellegi haud on, et teeks teile korda näiteks, eelnevad kalmistu, sealt tuleb luba küsida muidugi, aga mingisugused sellised asju, mis nagu koos teha ja õnnestumised ja siis need ühendavad ja võib-olla hakata nendest ühistegevustest peale. Need ei pea olema üldse suured asjad ja ei pea, muidugi on tore, kui keegi kõrvalt organiseerib, aga mina oma koolipõlvest mäletan, et kõige ägedamad asjad olid ikka need, mis me ise nagu genereerisime ja tegime, et mitte väljaspoolt öeldud, tehke nüüd nii, et tegime ka, aga ikkagi see, mis sa ise teed, see on tunduvalt ägedam. Ikkagi enda jaoks ikkagi teeme kõike ja niimoodi tulebki, niimoodi ongi motivatsioon ja kõike rohkem. Ma usun, et tegelikult kaasa noored on täitsa võimelised ja ma näen nüüd iga päev ja nad on tegelikult erksad kujud, et lihtsalt võib-olla ei ole ideed pigem. Aga ma ei näe mingit põhjust, miks nad ei võiks samamoodi aktiivsed olla ja igast asju teha, et silmad säravad ju tegelikult. Need tuhmi pilguga inimesi on suht vähe tegelikult. Tuleb tiivalt lihtsalt lahti saada ja liikuma hakata. Ja see, mis sinagi näiteks teed, ega sa ei ole ju praegu nutiseadus, eks ole. Mingi teatud mõttes me oleme vist televiisoris, aga tegelikult sa teed sotsiaalset tööd, sa suhtled enda õpetajaga, sa oled saanud teatud hirmubarjäärist üle, mis on iseenesest kõva sõna juba. Ja kõik need asjad ju innustavad ja see on ju õnnestumine tegelikult, juba on õnnestumine. Et see on ju tore tegelikult. Tegelikult ongi huvitav, sest ega ma ise ka inimestega rääkida ei oska ja ise olen ka laisk ja tegelikult ma ei teeks mitte midagi, aga siin ma jälle olen ja ikkagi tulebki aktiivne olla ja tegelikult sellest tuleb suurem rahuldus kui lihtsalt ongi istumisest. See on tore, et sa siin oled ja muuseas üks õpetaja soovitusele ka, kõige parem viis õppida, hakka teisi õpetama. Sa saad selle asja väga selgeks, kui sa tahad saada selgeks. Ja seda pole palju kasutanud. Aga proovi. Kui sul on mingi teema, mis sind huvitab, hakka õpetama, ma julgen garanteerida, et tuleb tagasilööke, aga kui sa tead, et nad tulevad, elad üle, surud selle negatiivse emotsiooni alla, lähed edasi. Ja see ei pea üldse, mis tahes, kas või maakaevamist või mingi lihtne tegevus, näiteks hakkad õpetama. Tead, kui palju sa saad selle asja kohta teada. Siin on vist nagu primitiivne asi, kui sa hakkad uurima, siis selgub, et ossa poiss, mis nipid kõik on olemas või mis tahes asjad, et see teeb asja põnevaks. Tulebki jälle õpetajaks hakata, nagu välja tuleb. Aga seda kindlasti tulevas elus
aga ja see, sellest ei pea nagu kooli tulema, aga sa võid kas või näiteks oma lastele või sõpradele või teete mingi ühisürituse, et vot, et mingi võistlused näiteks kellelgi on sõbral näiteks on põllumees sul seal ja mingisugust maalappi, no ütleme mingisugune asi on vaja ära rohida, näiteks teete võistlused, jagate selle, jupp üksinda oleks väga raske, aga 10 näo peal ära, igal ööl, et kes saab kõige rutem ära näiteks puhastatud ja saab mingisugune naljapreemia sinna panna, et teha väike nagu selline happening või selline nagu seltsiüritus või niisugune nagu sündmus sellest, et mitte lihtsalt rohime, tuleme rohime ära siin, et hea küll, lähme minema. Aga see ongi, siis on väike või lõkke võib-olla seal küpsetate mingeid vorste värke peale ja siis arutate, et et kuidas sul siis ikka nii ruttu sai, et ma võtsin kõbla, et te panite kätega, see on praegu minu fantaasia, aga mingitest lihtsatest asjadest saab teha sündmuse ja just selles mõttes, et mõelda läbi ja kindlasti võiks olla mingi väike afterparty seal, et just, et kas või küpsetad seal vahukomme või vorste või ja siis see tegevus ühendab. See ongi, tuleb olla sotsiaalne. Ja see suhelda, sest et inimene on sotsiaalne loom, et sinna ei ole midagi parata. Ja samamoodi, kes on diivani peal ja hädas on, et esiteks mine liikuma, teiseks suhtle. Isegi kui sa saad kuskil, see on ka juba suhtlemine. Järgmine kord ta võib-olla vaata see tüüp juba käis, et ta tahtsi midagi vist. Ja võib-olla läheb see suhtlemine ka paremaks. See ongi lihtsalt väiksed sammud. Väiksed sammud, sest et võib-olla see, kes ütles, teisega ei oska suhelda. Ja ta tahab ka võib-olla õppida, aga ta ei julge. Ja siis see, kes on julge, võib-olla selle esimese elab üle järgmisega ja mine tea, võib-olla mõlemad inimesed sellest arenevad. Aga just ma enam Moonika teeb võistkondi viimasel ajal, aga kui ma kunagi võistkond tegin, siis viimased korrad, kui ma tegin, et siis see oli väga keeruline. Enne oli lihtne, läksid koolimajas, kuulsid, möll käib, selge, seal on inimesed, lähed koolimaja jumalak vaikus, kõnnid nagu kirikus, täielik vaikus, kõik panad. Et selles mõttes praegult on koondis palju raskem teha, sa ei tea, kas seal on inimesed või ei ole. Aga siis kohe kuulsid, et seal värk käib ja juba natuke ääli tunned ka, see võib olla see klass, et sealt saan need inimesed kätte. Aga nüüd on nagu see osa puudu. Aga ma ütlen, et ajad on erinevad, et see on praegult nii, see ei pruugi homme, ülehomme või hoopis teistmoodi olla. See maailm muutub kogu aeg, elu muutub, kõik asjad muutuvad. Kõik on ikkagi alati muutuv. Aga tuleme teie karjääri juurde. Nii. Ehk teie pikaajalise karjääriga, et mis on näiteks teie kõige uhkem hetk? Teate, ma olen tegelenud väga paljude asjadega. Hakkame lihtsamatest asjadest peale. Kõigepealt, kui Nõukogude Liit ära kadus, siis kogu spordiorganisatsioon, mis eelnevalt toimis, lagunes ära. Näiteks ma olin Harju laste noorte spordikooli treener, see organisatsioon kadus ära. Kui ma Kose kooli õpetajana tahtsin minna võistlustele, siis 2 aastat enne seda, kui vahetati meile 150, te vist isegi ei tea, et on Eestis, teate küll tegelikult, et on olnud Eestis ju kroonid, saime 150 krooni. Ja 2 aasta pärast oli ühe võistleja maks 90 krooni. Tõsi küll inflatsioon on olnud ja natuke need asjad olid muutunud, aga see oli ulme maks, et nalja teed, et mis maks on ja siis tulid 5 aktiivset meest kokku, üks oli mina, tegime Harju kehaliskasvatuse õpetajate ühenduse, et oleks üks tugiorganisatsioon, kes korraldaks võistlusi. Sel hetkel olid veel maakonna koondised, tegime koondised kergejõustikus ja siis korvpallis leidsime treenerid, leidsime rahastuse ja maksime neile palka ja korraldasime võistlusi, nii et tipphetkel oli eelarve vist 1 000 000 krooni, aga me alustasime kuskil 170 000 äkki. Et kogu maakonna noorte võistlused ja kõik sellega, kõige muuga seonduv ära katta, et näiteks see tegevus tuli juurde siis, et Kose spordielu edendada, siis ma tegin Kose korvpalliklubi, et algul tehti ettepanek tee spordiklubi, aga ma ei tahtnud spordiklubi teha, sest et
et see oleks väga killustanud, et erinevaid spordialasid ma poleks suutnud lihtsalt kõike seda hallata, et oleks käinud üle jõu, et tegin korvpalliklubi ja siis korvpalliklubi oli mingil hetkel nii populaarne Kosel, et kui oleks kohalikel valimistel osalenud, öeldi, et minge oma nimekirjaga, mõtlesin nalja teete või. Spordiklubi, nii palju, kõik ma olin väga noor mees selle hetkel, oli mul hoidu, et ma ütlesin, et spordiklubid peaks hoiduma poliitikast, vaid tegelema rangelt oma asjaga. Jah, pöörduma poliitikute poole, et finantseerimist ja kõike muud, aga mitte mingil juhul poliitikasse minna, sellepärast, et korvpalliklubi hõlmab endas nii erinevate poliitiliste vaadetega inimesi, et esiteks mingit poliitilist platvormi kokku panna ei ole võimalik ju. Et see on täiesti ulme, et ei. Aga jah, korvpalliklubi oli edukas ja siis me korraldasime siin Kose meistrivõistlusi, kuna Eestis oli spordisüsteem kokku kukkunud mõnes mõttes. Teatud asjad struktuurid toimisid, olümpiamängudel käidi, MM-idel ja mingid asjad toimisid, aga ütleme korvpallis väga väljundit ei olnud ja siis oli ühel hetkel oli Kose korvpalliliiga üks väheseid Eesti liigasi, kus regulaarselt midagi toimus. Et võib-olla mõned maakondlikud, ma usun, et Ida-Virumaal kindlasti ja neid kohti oli veel, kus toimusid maakondlikud, aga ütleme, niisugust head sarja ei olnud ja siis oktoobris algas ja kuskil märtsis lõppes, et iga pühapäev oli 4 mängu kella 12-6. Nii et siin käisid mängijad, olid isegi Eesti koondise mõned mängijad on siin turniiri mänginud, rääkimata esiliiga mängijatest või nii edasi. Et tegelikult oli selle eesmärk Kose korvpalli taseme tõstmine. Kui sa tood väljast oskusteabe sisse, see on tunduvalt kiirem protsess, kui üks treener suudab selgitada, miks on vaja korvpalli nii mängida. Kui sa reaalselt näed, iga pühapäev näed, kuidas seda päris korvpalli moodi mängu mängitakse, siis on see ju tegelikult see tekib nõnda nimetatud korvpallikultuur ja siis on sealt ju edasi igasuguste asjade arendamine tunduvalt lihtsam. Aga tulles tagasi su küsimuse juurde, kõige uhkem, et võib-olla õpetajana, neid on päris palju. Siin on see kujuta ette, missugused õpilased on teinud asju, milleks nad arvasid, nad ei ole võimelised. Ja siis nad teevad. No mõni näide. Nimeliselt teda tuua, aga üks tüdruk oli, kellel oli seljaoperatsioon, nii et seljanärvid olid läbi lõigatud ja tal oli käimisega probleeme, et ta oli väga tänulik, et ma suhtlesin temasse nagu tavalisse õpilasse. Mitte tohossa, mis on nüüd, ta ütlesin, tee seda ja siis teatud asju, mida ta ei saanud. Ja ta sai hakkama või näiteks astmaatik, kes ei suutnud üle 100 meetri järjest joosta ja pärast jooksil lõdvalt 4 kilomeetrit, et mingit pinget ei olnud. Et tõsi küll, see oli 5-9, see oli nagu 5 aastat arengut, et see ei olnud nii, et jälle, et Margus tuli ja ei. Ja muidugi see, et ta tegi ise seda, sest et me olen oma õpilastega öelnud, et iga inimene teeb ennast ise, et ma olen ainult abiline, aga tulemuse saavutab ikkagi tema, siis ta ise teeb seda. Ma saan ainult öelda, mida teha ja see on nüüd tema küsimus, kas ta teeb või tee. Et ma olen toonud ka sellise näite, et kui ma pakuks igale ühele näiteks, et kas sa tuled, võtad ühe euro. Kui sa tuled, võtad, siis sa saad kuu lõpuks, ütleme, sõltub kuust 28-31 eurot, eks ole. Ja kui sa ei tule, siis sa ei saa. Ja. See on kehalise kasvatuseks samamoodi, kui sa neid tunde teed, sa teed 1 tunni ära, mitte midagi ei muutunud näiliselt. Aga siin ongi see, nagu see raha kogumise moment, sa teed ja siis hakkab lõpuks kogunema. Aga tihti peale inimesed jõua ära oodata, kuni kogunema hakkab. Ta juba varem lööb käega, et ei tule selle nõnda nimetatud terviseraha järel. No see käibki iga asja juurde nõnda. Jah. Aga mõeldes veel, et kui te ei oleks kehalise kasvataja õpetaja, mis ainet te siis annaks? Geograafiat. Kuidas nii? Mind on geograafia kogu aeg huvitanud. Matemaatikaõpetaja ütles, et see on kuritegu, kui ma matemaatikat õppima ja ma läksin tegelikult matemaatikat õppima programmeerimist, aga seal oli palju põhjused, et mulle see ei sobinud, selgus õppekäigus. Aga ma arvan, et geograafia sellepärast, et see on nii põnev, sest seal on nii ajalugu, mis mind huvitab, kui ka loodus, mis mind natuke huvitab ja kõik muu, et see on minu meelest äge. Jah.
Kas on veel erialasid, mida te tahaksite õppida? Pillimängu või midagi niisugust? Ma tegelikult õpin kogu aeg, et õpetajana kõigepealt õpin, eks ole, siis treenerina õpin, siis amatöörmuusikuna õpin. Et asju, kus ma õpin, huvitun maailma asjades praegult väga palju juhtub ja väga palju informatsiooni on, mis kahjuks ei jõua meieni. Et on väga palju asju, mida ei teata ja kuna ei teata, siis tehakse asju, mis on kahjulikud isegi. Et ei ole piisavalt, ei mõelda piisavalt läbi, vaid mingi punt poliitikud otsustab, et nii võiks teha ja siis tehakse inimestele kahjulikke otsuseid päris palju. Et sellest on kahju, et rohkem võiks olla inimesed ka huvituda. No näiteks, kes valimistel käivad, et võiksid mitte kuulata, mis poliitikud räägivad, vaid vaadata, mis nad on teinud. Ja teine asi on seda, mis nad enne eelmisi valimisi lubasid ja vaadata, kas nad täitsid või ei. Kõik see muu, mis juurde käib, see pole üldse oluline. Ja sul on palju lihtsam valikuid teha. Sellepärast, et nad ju lubavad päris palju asju, aga siis väga lihtne põhjus, et tegime koalitsioonilepingu, kahjuks ei saanud teha. Aga lihtsam ongi see, et vaatad, mis ta on teinud, ühelt poolt see poliitiline jõuk seal ja teise poolt, mida nad enne valimisi lubasid, palju nendest lubadustest, kes mida täitis. Ja teine küsimus on ka, kas see, mida täideti, kas see oli Eestile kasulik või mitte. Et mina olen viimastel valimistel ainult valinud selle järgi, kes Eestile kõige vähem kahju teeks. Ja iga aastaga läbi järjest raskemaks. Ise ei ole mõelnud poliitikasse? Ei, absoluutselt. Sellepärast, et mul on paar väga head tuttavat, et nad üks ei läinud, üks oli siiamaani normaalne inimene. Aga need paar tükki, see ei kujuta ette seda muutumist. Kui loll juttu võib suust välja tulla, kus sa tead seda inimest ja sa mõtled, kas see on tõesti sama inimene, kes seda juttu räägib mulle. Sellest ta ühe näite puhul kuskil 6 aastaga ravis välja ennast ja muutus tavaliseks inimest tagasi. Aga ma ei tea, mis seal juhtub, et seal midagi väga ägedat juhtub igatahes. Kas see võim rikub meid? Isegi ma ei öelda, see võim, et võib-olla see on ma ei tea, mis see. Ja ma ei ole selle peale pead vaevanud ja ma ei tea, see on selline keeruline teema ja vabandan kõigile, kelle liiga tegin praegu taga. Aga see on minu arvamus. No, tuleme sellest teemast kõrvale ja natuke ikkagi tuleme spordi juurde tagasi. Nii, kuulan sind. Et näiteks, kas teil on mingi müüt, mida te tahaksite murda tervise spordi kohta? Müüt on päris palju ja need on erinevatel aegadel olnud erinevad. No. Aga kui sa nüüd nii järsku küsid, ega ma ei oska sulle nii järsku vastata. No ütleme, see kõigepealt on siiamaani vaieldakse, kui palju inimene peaks päevas liikuva. Kolleeg Moonika läks nüüd õppima, tema tuli värske mingi teadusuuring 48 minutit päevas. Me oleme kuulnud, eks ole, tund aega, siin vahepeal räägiti 3 tundi. See 3 tundi tundub päris realistlik, sellepärast, et kaasaja inimene, kes on niivõrd palju selles ekraanis, et see 3 tundi tundub realistlik. Et samamoodi, kui mõelda nende vanade tekstide peale, kus näiteks kas või mingid vanad liikumisharrastused, seal väga vähe räägitakse kõndimisest, sest see oli loomupärane tegevus, et kui sa inimene olid, sa kõndisidki, tegid ja liikusid ja seda ei olnudki vaja nagu välja tuua, et pigem kirjeldati mingeid muid tegevusi. Ja sel ajal oli see loomulik, aga praegult on järjest keerulisem, et ka töö tuleneb, see ei peagi üldse kodust ära minema, et tuled magamistoast, kus on näiteks 2 korda mäe, tuled magamistoast trepist alla, teed tööd, lähed sealt 10 sammu kööki, teed süüa, lähed tööle tagasi ja siis lähed sealt 10 sammu suur tuppa, vaatad televiisorit ja siis trepist üles magama ja ma ei tea, palju nüüd samme päevast tuleb. Aga ongi põhiline, et iga vaba hetk võiks ikkagi liikuda. Kas või kõndida või püsti seista? Siin on jälle püsti seismine on parem kui istumine, samas on jälle kõike head, mida on liiga palju, on halb.
et kui on seisev töö, näiteks sa seisad seal 10, 12, 14 tundi, siis teil ka kaasnavad tervisehädad. Samuti nagu mul üks tuttav rääkis, et Margus, sa räägid, füüsiline töö on hea treening, ma tegin 12 tundi tööd, sa ei kujuta ette mitte mingit tolku, loomulikult 12 tundi tööd, kui sa teed rasket füüsilist tööd, kas on nii palju vaja teha treeningu mõttes? Jah, kui sul on vajadus seda tööd teha, siis jah, aga kui sa tahad trenni teha töö nimel, siis ei ole nii palju. 12 tundi on liiga palju, sa kurnad ennast ära ja see treeningu moment kaob ära. Ongi taastumine on ka ikkagi tähtsam. Puhkus on kõige tähtsam. Uni, söömine. Muuseas, ajurakud on suhteliselt energiakulukad vidinad, et organism kui vähegi saab, lülitaks nad välja, sellepärast, et energiasääst ju. Et selles mõttes aju peab ka kindlasti kasutama. Aga küsime nüüd lõpetuseks veel viimased, et milline on näiteks naljakas juhus, mis on teil olnud oma pinginaabriga kooli ajast? Ma ei mäleta, kas ta mu pinginaaber sel hetkel oli. Ma usun, et ta kooli ajal oli küll. Ma tervitan oma klassivenda Aivo Kodaniporki. Esimeses klassis meil oli kopsuproov. Nõukogude ajal tehti niiviisi, et tõmmati käis üles, tõmmati siia kriips ja siis pärast käidi joonlauaga mõõtmas mõne aja pärast, et kuidas siis kopsudega olukord on. Ja kõik võtsid pintsakud seljast ära. Mina leidsin, et tegelikult mul on suht lope pintsak, tõmbasin pintsak üles, tegin triibu ära. Ja siis see oli meil viimane tund, hakkasime kõik koju minema, siis selgus, et Aivol on pintsak kadunud. Ja siis otsisime ja siis osa tülinis ära, kõik läks minema. Ma olin viimane, kes otsis ja loovutas teda ja ei olegi pintsakud. See on täitsa uskumatu, see pintsak ei ole mingisugune nõel või mingisugune pastapliiats või. No ja siis, mis ikka läksime siis koju ja isa oli mul kodus ja isa oli väga hämmingus, kui nägi, et poeg võtab pintsaku ära, tal on teine pintsak veel seljas. Ma nimelt, kuna tekkis massipsühhoos seal, et kõik tõmbasid pintsakud selga, ma tõmbasin ka, aga mul oli juba pintsak all. Nii et ma läksin 2 pintsakuga koju. Et ma usun, et see on piisavalt naljakas lugu. Aga küsime veel lõpetuseks, et siuke teemaga kaasage küsimus, et mis on teie arust kõige parem viis näiteks peavalu leevendamiseks? No magamine on väga hea variant, sest magamine korrastab organismi igas mõttes, ükskõik mis probleem, et väga paljud probleemid lahenevad magades ära, eriti kui õigel on magama minna. Aga on erinevaid asju, on eks ole ju keemia, mida ma ei soovitaks võib-olla. Mingid vanad arstid soovitasid, kui on näiteks siit, et teha võib-olla õrna silitusega parandada vereringet, et kui vereringe paraneb, et võib-olla aita probleemi lahendamisel kaasa. Loomulikult, kui see on mingi tõsine haigus, siis see aita, kui mingi väike, et see võib aidata. Aga ma ei oska sulle vastata, sest mul tegelikult ei ole eriti pea kunagi valutanud. No siis olete hästi elanud. Ma ei tea. Või õigesti. Mujalt võib-olla jälle valutab, et kell teisel, näiteks selle koha pealt võib-olla mingil eluperioodil ei ole valutanud. Et kui põlveoperatsioon oli, et siis ma ikka kõndisin ikka väga vaevaliselt, et ma ei saa, et need, kes sellel rahvatantsu panid või vaatasid, et seal mehel viga on. Ei saa öelda, kas ma õigesti ja valesti elasin ja peale selle genoom väga palju määrab ka ära ikkagi, et mis sa nagu saad nagu esivanematelt kaasa, et on teatud soodumused, mis võivad mõnel olla ja mõnel kõige parem tahtmise juures ei saagi tekkida näiteks, et ma ütlen, see on jälle see õnnemäng, et me mängime nagu lotot kogu aeg, et aga tuleb õiged numbrid välja valida. No ise valime oma numbrid. Jah, tuleb õiged numbrid välja valida, siis on täitsa hea lotot mängida. Just. Aga oli tore. Minul ka. Saime asjaliku juttu rääkinud. Ma olen Joosef sinust hea meel. Mul on nii hea meel, et sa sellist asja teed, et pane sa kõvasti. Jah, vaatame, kas tuleb järgmine. Ma usun, et tuleb. Ja tuleb parem. Ma usun, tegeme ka halva.